Eve, teate, mis mind üllatas teie varjupaika külastades? Päris suur hulk inimesi värava taga ja lõpuks ka värava sees. Need inimesed tulid sinna päris tuulisele poolsaarele selleks, et laenata teie käest mõnda koera ja minna sellega jalutama. Mõned olid lausa esimest korda, mõned olid seal juba päris harjunud käijad. See oli üllatav ja see on kohe iga päev nii. See on iga nädalavahetuse päev nii, et tõesti nädalavahetusel käib meil hästi palju inimesi ja kahjuks on ka selliseid hetki, et me peame ütlema, et vabandage, aga koerad on väsinud, nad enam ei saa jalutada. Ehk siis inimesed tõesti peavad vahel pettuma natukene. Sellest võib siis minna kassituppa kassidega mängima, et natukenegi seda pettumust leevendada. Aga jah, inimesi käib palju, aitavad meid igati ja tõesti ega töötajad ei jõuaks koertega jalutada. Et suur aitäh kõigile, kes oma aega panustavad. Tullakse lapsele näitama, kuidas üks elus ja rahulik ja ilus koer välja näeb või ma nägin seal ka ilma lasteta paar. Tulevad ka ilma lasteta, tulevad lastega kindlasti ka väga palju ongi peresid, kes oma nädalalõpud vedavadki varjupaigas kassitoas ja vaatavad koeri, jalutavad koertega ja ma arvan, et see on lastele väga hea eeskuju niimoodi, et need lapsed kindlasti ju tulevikus oma loomi ei hülga. Hea on kindlasti näiteks ette helistada, uurida, kuidas on parasjagu või täiesti püsivabatahtlikkuks tulla, et püsivabatahtlikele on meil sellised graafikud kohe, et igaüks saab panna ennast kirja, vaadata, kui palju sel päeval inimesi on ja nagu veidike reguleeritud see asi. Liis, teie oletegi üks püsivabatahtlik seal. Mina olen üks püsivabatahtlik. Nii, tunnistage üles, miks teil kodus koer ei ole, käite varjupaigas neid jalutamas? No vist ei ole veel seda enda õiget leidnud, et mina ei ole tõesti võtnud, aga meil päris paljud vabatahtlikud on läinud koju ühe koeraga või isegi koera ja kassiga, nii et oht on olemas. Positiivne oht. Positiivne. Varem või hiljem teie kodusse ilmub üks 4-jalgne sõber. Toodame. No praegu tundub asi roosiline, tegelikult võiks olla veel roosilisem. No tegelikult alati saab paremini ju. Kuidas saaks paremini? Kindlasti saab paremini siis, kui on rohkem inimesi, kes täpselt niimoodi organiseeritult panustavad. Ehk siis ei tule mitte kõik ühel päeval ja korraga, vaid käiaksegi nii, et iga päev on jagatud. On ka teisi kohti, kus saab aidata, et saab seda nii-öelda meie sõnumit levitada igal pool. Kindlasti on abiks igasugused sotsiaalmeedia postitused loomadest, et loomad leiaksid kodu endale kiiremini. Et seda vabatahtlikku tööd võib teha päris mitut moodi. Võib pakkuda loomadele hoiukodu nii kauaks, kuni nad leiavad päris kodu. Neid võimalusi on hästi palju. Koer tahab süüa ka, kass ka? Absoluutselt. Päris kallis lõbu vist? No päris kallis lõbu tõesti. Mitu koera praegu on ja mitu kassi? Kassi on 200 ringis ja koeri on umbes 16, ehk siis kasse on ikka üle 10 korra rohkem. Seda ubinate portsu siis, mis iga päev kodutute kasside ja koerte peale ära kulub. Nende koerte ja kasside peale, kelle võib-olla inimene on hooletusse jätnud ja lausa majast välja visanud. Läheb tõesti palju, et me siin umbes arvasime, et kassitoitu läheb umbes 15 kilo päevas, ühes päevas. Kas tuuakse ka toitu? Õnneks meile tuuakse väga palju, aga jah, inimesed millegipärast toovad pigem koeratoitu kui kassitoitu. Ehk siis meie üleskutse oleks see, et küsige meie käest ennem. Et tõesti võib-olla on meil ladu teinekord koeratoitu täis ja jätkub pikaks ajaks, aga samas kassid näljas. Näljas ei ole õige sõna muidugi, aga kassidel läheb seda nii palju lihtsalt. Hea, et neil kahel kutsal praegu kõht täis on. Hea uudis on veel see, et üks suur ja tõrrepõhja häälega mees lubas omale ka koera võtta, kui ma ei eksi, koguni 2. Kohtasin teda Vabaduse platsil, kus ta oligi ühe koeraga ametis.